tere, müstilise šamaani ennustuskaardite sõnumi kuulajad. Ja tänane sõnum on seotud küünlaga, küünlavalguse ja pimeduse hetkega, mis saabub sügisel, talvel. Ja see küünlavalgus annab meile siis seda soojust või mõtlemisainet. Eks ta paneb meid ikka natukene niimoodi sinna leegi sisse vaatama ja rahulikult oma mõtteid jälgima. Ja need 3 lugemist, mis siin praegu sinu ees on, siis on huvitaval kombel tulnud välja selline nii valguse kui pimeduse kaardid. See on päris huvitav. Nii et lase oma mõttel juhtida, millist sõnumit sul just täna on vaja kuulata, kas siis valgussõdalane, vaata neid numbreid või sümboleid või pilte seal peal, või siis keskmine kaart, nõukogu, number 11 või 3. grupp 28, jaaguar. Aga natukene laiendan ka, et võib-olla see laiendus annab sulle veel mõtet, millist gruppi sa tahad valida. Nii et valgussõdalane on selline valguse ja pimeduse mängija. Ja siin mulle tundub, et kui sa oled kellegiga minevikus või ka isegi lahkunud inimene endiselt nagu, ma ei ütleks, et vaenujalal, kuigi see sõna tuli parasjagu välja, vaid et teil on mingid asjad jäänud läbi rääkimata. Sa oled nagu tõde otsinud, aga sa ei ole jõudnud vastuseni. Nii et vaatame, kas me selle lugemisega jõuame selle vastuseni. Nõukogu ütleb mulle siin, kes selle grupi valis, et siin on ka nagu natukene vaimumaailma sisse tulnud. Ja ka siin tuleb väikene niisugune kriitikanoot tuleb nagu sisse endiselt nagu selle esimesegagi, et head teod ja halvad teod ja kas on võimalik nagu nende vahel valida. Ja 3. siis jaaguar, mis on siin pildi pealt ka, et ta on nagu poolvarjus olev loom, aga samas hästi väekas loom. Ta liigub hästi pehmelt, kavalalt, läbimõeldult ringi. Ja võib-olla siin, mitte võib-olla, vaid siin, kui sulle tundub selline, et ma teen küll hästi palju, aga keegi ei pane mind tähele. Ja siin on just ka suguvõsa liinidel, ehk kas mu ema või isa ei pane tähele. Jah, ma isegi ei võtaks siit nagu töö tegemist, töökaaslasi, vaid just lähemaid sugulasi, et kuidas mind ei panda tähele. Ja vaatame, kas me saame täna vastuseid nendele küsimustele. Ja alustame esimese kaardipakiga, esimese lugemisega, siis valgussõdalane. Ja nagu ikka selle minu kaardi panemisega on see, et ühele poole siis tuleb minevikukaart, sest see siin praegu on olevikukaart, miks selline asi on juhtunud.
ja teisele poole kaarti tuleb tulevikukaart ehk siis lahenduse kaart. Kui ta isegi ei anna sulle lahendust, siis ta näitab, kuhu poole on võimalik liikuda. Nii, ja minevikukaart. Jop. Ja tulevikukaart. No tõesti väga põnevad kaardid. Ja nagu ma selle valguse sõdalasega rääkisingi, et siin see mineviku teema on hästi sees. Ja üks, mis võib siin välja tulla, ongi see, et see, kus sa oled jõudnud, me oleme olevikus, siis me tuleme oma minevikust ja siis me olime laps ja sa ei mõistnud paljusid asju, mida teevad suured inimesed, mis teeb ühiskond sinu ümber. Siin on sellist rasket energiat täiesti sees ja mis ma veel tundub, et sulle lapsena on pandud palju kohustusi. Ja sa oled neid automaatselt täitnud, sest sulle kogu aeg öeldi, et sa oled tubli, et sa sellega hakkama saad, sa oled nagu isegi eeskujuks teistele, aga sa ise tundsid ennast väga raskena. Siin tuleb välja ka isegi sellist, et sa ei tahtnud süüa eriti, seedimisega probleemid, aga ikkagi püüdsid kogu aeg, sa olid väsinud ja sa püüdsid. See on üks liin. Teine liin, mis siit ka tuleb, et jah, see on väga tugev siin, et sa ei ole saanud olla laps selles mõistes, mida meie aru saame, et lapsed mängivad, neil ei ole kohustusi, kõik on lilled ümberringi ja soe suvetuul. Aga meie lapsepõlv on absoluutselt kõigil erinev. Ja nüüd sa oledki selle energiaga tulnud olevikku, endiselt tahad olla hea laps, hakkama saada. Aga sul on raske just sellepärast, et sa süüdistad oma praegust raskust oma vanemate, seostad vanematega või nende inimestega, kes pani sulle lapsena kohustusi. Ja sa ei ole siiamaani nagu lahti lasknud sellest kohustusest, et olla tubli, et elada iseenda elu. Ja siin see valgussõdalane palub sul nagu väga adekvaatselt ja tõele näkku vaadata, et kas sa oled endiselt see laps, keda võib käsutada, kellele võib ette ütelda, sa pead nüüd seda tegema, seda ja seda tegema, või oled sa nüüd täiskasvanud inimene ja otsustad ise enda elu üle. Nii et ära mine sellesse või lase lahti, ütleme nii, lase lahti, sest siin tulevikus antakse sulle mitu võimalust. Sina pead valima nende võimaluste seast, mis on sulle õige, mis sulle on rahuldust pakkuv just praegusel hetkel. Ja mitte minema, mul oli raske siis ja siis ja siis. Et sinna madalasse energiasse, tule sealt madalast energiast välja. Sa oled praegu täiskasvanud inimene, anna andeks sellele lapsele, anna andeks nendele vanematele ja nendele inimestele, kes nagu survestasid sind. Aga ma näen ka siin, et sa said kiitust oma selle tegemise ja olemise eest, aga
sa siiamaani nagu ei taha kiitust vastu võtta, sa ei oska seda võtta vastu, siis vaata sinna kiituste taha. Kas sa ise ennast kiidad? Kas sa kiidad, et sa oled jõudnud sellesse hetke, kus sa praegu oled? Nii et ära tülitse, siin on nagu sul sisemine iseenda tülitsemine. Siin näitab sinu sees endiselt on see tüliõun teistega, lase see lahti, et kui lapsena ei tahtnud ühte või teist asja süüa ja sul nagu oli kiire ja sa tundsid, et see söök, isegi see söök oli sinu jaoks nagu niisugune, et keegi ütleb aitäh, et sa võid nüüd süüa, siis praegu on sul võimalus valida, mida sa sööd, mida sa seedid, ütleme, ja milliseid tundeid sa lased seedida enda sees. Nii et leia see tõde ülesse, mis on praegu sinu tõde praeguses elus. Ja see mitu teed annab sulle võimaluse praegusel hetkel, tuleviku hetkel valida. Ja kui siin lapse energias oleks nagu üks valik, sa pead seda tegema, siis tuleviku energia näitab sulle, et kui sa täna valid ühte asja, siis sinu õigus on valida ka homme mõni teine asi. Tähtis on see, kuidas sa enda sisse vaatad ja mitte materdada ennast selle peale, aga ma ju eile mõtlesin niimoodi, ja aga see oli eile, see on minevik. Nüüd ma tunnen ennast paremini ja ma teen järgmise sammu. See võib olla täiesti risti vastus sellele, mis sa mõtlesid paar minutit tagasi. Aga ma ütlen, et sul on see õigus. Ja kui ei liigu, oled nii või teisiti kaotanud. Kui me seisame, siis liikumist ei toimu, siis ei toimu ka edasiminekut. Nii et mõtle ennast suuremaks. Mõtle ennast suuremaks ei ole õige sõna. Mõtle ennast, äkki ma leian mõtle mitte suuremaks, vaid ütle, et sa oled välja kasvanud lapsest. Sa oled nüüd välja kasvanud sellest lapsest, kellele näidati, keda kiideti. Nüüd oled sa võimeline iseennast kiitma. Sa võtad ise riske, sa võtad ise otsuseid vastu. Kui kutsutakse kuskile, siis sa lähed ja uurid ja vaatad. Siin pead sa võtma lihtsalt hästi palju nagu iseenda sisemist julgust. Kui sul aitavad meditatsioonid, siis on sisemise lapse tervendusmeditatsioone olemas, otsi kuskilt interneti avarusest ülesse, tee suur soe kalli sellele lapsele, keda sa seal näed, ja usu mind, sul on lihtsam ja kergem edasi liikuda, kui sa võtad selle tervendatud lapse endaga kaasa praegusesse ellu. Aitäh, esimese grupi kuulaja! Teine grupp, nõukogu, ehk kuidas siis selle valguse ja võib-olla ka vaimumaailmaga, kuidas leida see tõde üles nende valede seas. Ja kui meil ei olegi valesid asju, on tehtud asjad, on tegemata asjad, on valikud, erinevad valikud, on erinevad olukorrad, aga siin see kaart ütleb, et ükskõik, mis me teeme,
on meile õppetunniks ja valesid asju ei ole olemas, sest sa mitte kunagi ei tea, kui sa oleks teinud teistmoodi, mis siis oleks juhtunud. Aga kuna see nõukogu kaart on olevikukaart, siis ühele poole tõmban minevikukaarti, kust sa oled tulnud, et jõuda siia olevikku, ja siia siis tulevikukaart, kuhu on võimalik siis edasi liikuda. Taevane süda on selle kaardipaki minu kõige armsam kaart. See tuleb üldiselt, ta ei tule väga tihedalt välja. Et ta nagu, nii nagu see kaart on siuke natukene tumedam, et ta oleks nagu peidus. Et ta tuleb ainult tõeliselt siis, kui on vaja, tuleb ta välja. Aga natukene siis praegu veel sellest olevikust. Et kui sa oled arvanud, et on õiged ja valed otsused, siis ma näen, et miks see praegu olevikus sellised tunded on tekkinud, on armastusega seotud. Ja no süda ongi üks armastuse koht ja sul siin, kuulaja, mulle tundub, nagu sa ütleksid selliseid sõnu, et armastus on võtnud, et suur armastus, kui see kaob, siis see võtab nagu ära elujõu. Ja samas on täpselt samuti nagu, et ka armastus, elujõud ja armastus on hästi siin nagu seotud. Just sellises võtmes nagu, et armastus on, aga seda elujõudu ei ole, et seda armastust üleval hoida. Ja siin tundub, et keegi teine peaks sulle nagu seda elujõudu andma. Sa ei usu nagu, et sinus endas on. Et sa oled selle nagu armastuse laiali jaotanud ja elujõud on kaduma läinud. Ja nüüd on õiged sõnad. Elujõud on kaduma läinud just sellega, et sa oled armastuse tunde laiali jaotanud. Siin võib olla ka armastusest vaevatud süda just sellepärast, et armastus on kadunud ja sul ei ole kedagi armastada ja sa oled nagu väga tõsiselt nagu enda sisse kinni jäänud sellega, et kuidas sai nagu natuke sihukest reetmise tunnet on siin sees, et mina ju armastasin, kuidas see teine inimene mind ei armastanud. Et selline natukene raske energia on siin, aga samas niisugune mõtlikult raske energia. Aga seesama taevane süda ütleb siin selles lugemises, et sa pead nagu mõtlema, milleks oli see hea. See, et sa armastust jagasid. Meie elujõud ei saa otsa. Me lihtsalt arvame, et kui me oleme väsinud ja me ei jõua mitte midagi, siis pigem on see, et me ketrame mingisuguseid vanu asju, tuletame meelde neid mineviku sündmuseid ja me hoiame oma energiat ja elujõudu minevikus, mitte ei kasuta seda olevikus. Ja siin palub ka see taevane süda, et tule olevikku ja ära meenuta neid mineviku sündmusi, mineviku energiaid ära too sinna, too see armastus nagu teises vormis siia uuesti selle nõukogu kätte ja siin, kes usub haldjatesse, kes usub kaitseinglitesse, siin on natuke nagu esindatud see, et usu nendesse, et nad toovad sulle selle
selle energia tagasi, kui sa ise ei suuda enda seest leida. Aga uskuge mind, et me kõik oleme üks, siis ka sina oled iseenda kaitseingel. Järelikult see energia ja loomine ja loovus on sinu enda sees, see tuleb lihtsalt üles leida. Ja nõukogu palubki, istud ja mõtled, mida ma nagu, mis on minu vastutusala minu elus. Kuidas ma saaksin iseennast uuesti armastama hakata, et see armastus kokku koguda minevikust. Ka siin on meditatsioonid, kui juba esimesel lugemisel leidsin ühe meditatsiooni, mida vaja, siis ütleme, et ka siin on see meditatsioon, et ma võtan oma energia tagasi kõikidest olukordadest, kõikidest inimestest, kõikidest, kus ma olen vaatanud ja käinud, ma võtan sealt oma energia tagasi, läbi puhastava filtri toon ta enda juurde, sest mul läheb seda vaja. Meie läbi silmade läheb hästi palju energiat ära, kui me vaatame arvutit, televiisorit, oma telefoni, siis hästi suur energiakadu on seal. Nii et päevas võiks mitu korda teha endale see, et sa paned silmad kinni ja kutsud oma energia tagasi sealt samast telefonist, sealt samast arvutist või ka sealt hästi rahvarohketest kohtadest kutsu oma energia tagasi. Siin vajab seda kuna siin on tunne, et sa ise ütled, et mul ei ole energiat, ma olen selle ära jaotanud läbi armastuse, siis on sul see vaja tagasi kutsuda. Ja maisikaart. Mais on ju see, nüüd on see tulevikukaart. Mais on ju see, mis tähendab, on nagu asi on juba valmis. Siin on hästi ilusti välja tulnud, et sul on see armastus, see on sinu sees ju olemas nagu päikesekuld. Ja mulle tundub, et teised näevad endiselt seda armastust, mis on sinu sees, aga sina ise ei taha seda millegipärast näha. Siin on täiesti küllust on siin sees, et sa võiksid endiselt oma armastusega teisi toetada, kui sa leiad selle, kui sa võtad energia endal tagasi. Jaga oma armastust. Meil ei ole sees niimoodi, et nüüd on selline kogus armastust ja rohkem meil ei ole. Tegelikult ei ole, meil on armastust nii palju, ta ei saa mitte kunagi otsa. Ja kui sa mõtled, et mul ei saa mitte kunagi armastus otsa, mul ei saa mitte kunagi elujõud otsa, energia ei saa minust otsa, minu seest otsa, siis sa suudad minna tulevikku kuldse päikesena. Absoluutselt. Ja sul on võime pakkuda teistele stabiilsust, tuge, seda küllust, mis on sinu sees. Nii et mõtle oma nende tunnete peale. Ole tänulik mineviku peale, sest kujutad ette, su minevik ütleb sulle, et sinu sees on palju armastust. Jah, järelikult tuleb see on sinu missioon selle armastusega edasi minna. Aga loogiline, et siis sa peadki endaga tööd tegema, et ära jaota neid väikseid seemneid, mida sa peaksid mulda istutama, vaid jaota siis vilju, mida saab tunduvalt rohkem. Ja võib-olla on ka siin see on ka päris hea, et ära paku enda armastust nagu väga palju või siin on see, et las igaüks leiab selle armastuse sinu seest ülesse ja siis saad sa aidata. Ehk see, et
et kui ei ole küsitud abi, siis ära abi paku, on selle lugemise teema, jah, väga-väga ilus, et aita abivajajaid siis, kui nad küsivad. Aitäh, teise grupi lugejad. Teise grupi kuulajad. Ja kolmas grupp oli meil, on jaaguar. Ja jaaguar on siis selles pimeduses liikuja, pimeduses oleja, aga meeletu, ja küll see sõna juba meeletu tuli, väga võimsa energiaga. Ja siin mulle tundus, et sulle endale tundub, et sa oled pimeduses, sind ei panda tähele. Ükskõik, mis sa ka ei teeks, ja see ongi nagu olevikukaart, et ma siis pigem ei teegi mitte midagi. Ma istungi, vaatan ringi, sest keegi nagu ei usu mind, keegi ei taha mind näha, minu tegemistest keegi ei taha midagi kuulda. Ja ühele poole paneme siis minevikukaarti, et kuidas sa sinna oled jõudnud, ja teisele poole tulevikukaarti, mis annab siis selle, et kuidas liikuda siis edasi, mida nagu peaks tegema. See olevik näitab mulle, et sa oled oma rutiinidesse või oma käikudesse väga kinni jäänud ja sellepärast sind ei pandagi nagu natukene tähele, et on väga-väga harjutud sinuga. Ja ta tuleb, ta teeb, ta on, ja sellepärast on see, et ja sa ei küsi ka, et kas sa nägid, mis ma tegin? Sulle endal sisemuses tundub, et teised peavad nagu sinust aru saama. Aga igaüks saab erinevalt aru nendest asjadest, mida me teeme. Nii et pigem ongi see, et mis vajab sinu elus praegu vabastamist, aga lähme siis selle mineviku teema juurde, et mis mulle tundub, miks sa oled nagu sinna jõudnud. Jah, siin on ka lapsepõlv, nooruspõlv siin. Mulle tundub, et on kasutatud selliseid sõnu, et sinust ei saagi mitte midagi. Keskpärased inded, kartuli värvi juuksed, ei ilus ega kole, niisugune tavaline. Jah, sa isegi võib-olla ütled iseenda kohta, et sa oled täitsa tavaline inimene ja lihtne inimene ja mis nüüd mina ja sealt nagu minevikust tulnud selline niisugune neutraalne, niisugune tavaline, selline suhtumine, millega sa nagu olid väga pikalt leppinud, aga nüüd, kui me oleme siia olevikku jõudnud, siis sa oled kinni jäänud, sa ei taha enam olla tavaline. See on nagu mõttetu on praegu sinu jaoks see tavaline olek. Siis mis siin ma isegi näen, et sa ei näinud nagu endal mingit erilist tulevikku. Ja teised ka ütlesid, ma ei taha ühtegi, et vali endale niisugune lihtne töö, kus sa saad igapäevaselt raha, vali endale niisugune rahulik mees, sünnita lapsed või siis võta endale üks rahulik naine, et siis on teil pere ja siis on teil maja ja auto ja siis teil on kartulipeenar ja vaata niisugune kuidagi niisugune, et kõik on nagu eluks vajalik olemas, aga nagu sära ei ole, see on kuskile nagu siin minevikus kaduma läinud. Ja natuke tuleb ka välja siin mineviku teema,
et vanaemaga ütles, et aga mina elasin ka niimoodi ja vanaisa ütles, et mina elasin niimoodi ja elu ongi selline, et, et vot, kui sa oled nüüd tugevasti maa peal, siis elu läheb nagu edasi ja mingi hetk sa tunned, et sa oled nähtamatu, sa ei ole enam nõus selle eluga. Nii et sind on nagu ootama pandud, jah, sind on nagu ootele pandud. Siis tulevikukaart, muideks see on hästi tugev, see on hästi tugev kaart, Pachamama, mis esindab üldse nagu tingimusteta armastust. Aga mina näen siin kaardis, et sul on seda tingimusteta armastust piisavalt palju elus olnud, aga see tingimusteta armastus võetaksegi vastu, aga see on ju loomulik. Ja ei panda tähele, kui palju on sellist tegemist. Kuidas on see loomulik? Ma ju tahan, et mind nähakse. Ja see kaart ütleb siin, et no siin on see, et iseendaga peab hästi palju tööd tegema, siin on nagu täiesti käärid nagu vahel, et mingi hetk sa tahaksid maani punast kleiti kanda või meesterahvana tahad endale frakki selga panna ja teisel hetkel tahaksid keldris olla ja pimedas olla. Siin on nagu iseenda tunnetus on nagu valesti. Jah, et isegi mis siis, et sind ei panda tähele, aga kas sa ise nagu ei pinguta selle nimel eriti, et sind tähele pannakse, et ma täiesti tundub, et mul on nagu vaja siia ühte kaarti lisaks nagu panna. Ma saan nagu siin aru küll, aga kuidagi nagu tuleb sõnadest puudu. No üks on see, et ole tänulik, et sa oled elus. Nii, üks on see, et sulle on elu antud, ära kritiseeri mitte kedagi. Et sa pead omaks võtma nii rõõmu kui valu, ehk nii valguse kui pimeduse pead sa omaks võtma. Sest me kõik oleme nagu kõiksus, kõigile on antud ja see on hästi raske. Võtan ühe selgitava kaardi siia juurde, kuidas sellest pimedusest välja tulla, sest Jaagor ise on väga tark. Hästi palju võimalusi, sest Jaagor on ju see, et ta ju liigub pimedas, ta ju näeb ju suurepäraselt ju, ega ta siis vastu puud ei jookse. Sinul täpselt samuti, sa tead väga hästi, mida igapäevaselt teha, igapäevaselt kuidas suhelda, kuidas olla. Aga see tavaline, jah, kinni jäänud see. No tuul toob meile elu. Järelikult on sul vaja muuta oma elus. Oma elus midagi, võtta rohkem sisse õhuelementi. Kas sa oled, näiteks sul on väga sisemised tööd, ehk sa pead olema hästi palju ruumis ja võib-olla seal on isegi kuiv õhk tuleb mul praegu, et sa ei saa nagu aknaid avada. Ma näen, et sa nagu ukse pealt võtad vahepeal õhku, et sul ei ole nagu akent ei saa avada ja siis sa teed nagu või selle ukse lahti ja hingad hästi sügavalt sisse. Et võib-olla on isegi see pimedus ka selline, et sul on selline asutus, kus sa hommikul lähed ja õhtul tuled, et sa ei saagi vahepeal mitte midagi muud teha. Et sa oled nagu kinnisel territooriumil.
ka võib olla. nii et siin on vaja õhuelementi ja kui eelmistel lugemisele pakkusin meditatsioone välja, siis siin oleks vaja puhastusmeditatsiooni, mis puhastaks sinu energiad ära ja teeks nad õhulisemaks, sest nad on vajunud sinna lihtsaks, tihedaks, tavaliseks. me kõik oleme tavalised ja me kõik oleme erilised. nii, kuidas me võtame. Siis võib-olla mitte võib-olla, sul on vaja natukene rohkem suhtlust. ja isegi, kui sa praegu suhtled oma arust palju näiteks töö juures või kodus lastega, siis sa pead leidma või oleks hea, et sa leiad mõne grupi, kes mõistab sind rohkem. mõni sõbranne, et kellega saadki ütelda, et kuule, kas sa näed, kuidas sa mind näed, näiteks küsida käest, kuidas sa mind näed või küsida õhtul mehe käest, või oma naise käest, et kas sa armastad mind, miks sa mind armastad. Siis niisugust laulmist ja tantsimist ja vot see, et sul on vaja nagu ellu tuua õhuelementi, et saada oma mõtted liikuma. ja väga-väga hea, ma ütlen, et on minna siis nagu vanasti öeldi, et mine ristteele, aga pigem sellisele kohale, kus see tuul puhubki. minegi tuulega välja ja väga hästi öeldakse, see tuul ise ütleb, et lõunatuul toob usaldust, läänetuul toob sisevaatlust, põhjatuul toob tarkust ja tugevust ja idatuul annab siis eesmärki, selgust ja visiooni. aga mina ütleks, et ükskõik, kus poolt siis tuul puhub, siis kuula, mida ta sulle ütleb. Jep. ja mõtle selle peale, kõik, mis su elus on sinu õppetund. ja sinu asi on, kas sa sellest õpid või sa arvad, et ei noh, see on normaalne, las ta olla. mis sa sellest oled õppinud? et kui sa ei ole nõus olema tavaline, mis see tähendab? olla tavaline, olla eriline. kas naabrinaine, kes kannab kõrgeid kontsi, on eriline? kas naabrimees, kes Porschega sõidab, on eriline? võib-olla see auto on kallis ja eriline. ma küsin, kas see inimene on eriline? nii et see tuul siis ütleb, et tead, ära mõtle nagu liiga keeruliselt, ära hakka, sul ongi võib-olla see, et lase sellel tormil nagu ennast ära puhastada ja hakka hakka otsast peale, hakka ennast otsast peale üles ehitama. vot nüüd ma jõudsin selle tõeni välja, et lase kõik tuulel puhuda kõik siledaks, kõik tolm prügi minema ja hakka otsast peale. võtad aja maha ja mõtled, mis on sinu jaoks elus oluline, mida ma veel saaksin teha, kuhu ma saaksin liikuda. ta annab ju jälle järjekordselt selle, et sa pead ise tegema, ise. ja see tulevikukaart mul tekitas alguses segadust, aga nüüd selle tuulega koos ta ütleb, et me peame nagu koos olema harmoonias selles elus, et on nagu halvemad päevad ja on paremad päevad, paistab päike, paistab tuul või see puhub tuul. siin on hästi nagu sellist
sisemist kasvamist, et nii, ja armasta endas ka seda lihtsust. Jah, armasta endas kõike seda, mis sul on, ükskõik kuidas sa seda nimetad, ma olen lihtne, ma olen nähtamatu. Kui sa hakkaksid armastama endas seda nähtamatut poolt, vaata, mis siis juhtuma hakkab. Kui sa armastadki seda, et keegi mind ei näe, mis siis juhtuma hakkab, mis sa arvad? See ongi praegu see, et küll ma nüüd keerutasin ja keerutasin, nüüd ma sain aru, et viska siis mured alla tuult. Sa oskad pimedas liikuda, Jaagor oskab pimedas liikuda, siis uuri pimeduses seda elu, teised sind ei näe, sina saad väga hästi uurida, on niimoodi. Ja pigem hakka võib-olla teistele õpetama seda tundmatust ja pimedust. Ja nii et võta vastu see pimeduses olek ja võta vastu see pimeduses olek. Ole kaval, hakka teistele pimeduse müstikat seletama. Aitäh sulle, kolmas lugeja, ja kohtumiseni!